Rukki kuningas Hans Kruusamägi hakkab tegutsema. Rukkideni külvamaie põlde laie valmistama. Ei teda jõua ohjad hoida köied köita, pilved pikad pidada, taevas vaia talitseda. Külad jäävad kuulama ja vallad mõtted märkama ja ametnikud parves seisama ja poliitikud eemalt luurama. Meie maale tulnud veesi Kalevite kange poida nimeks Hans Kruusamägi. Rukkiriigi kohe rajatanud, laia tegevusvaldkonda asutanud, Kenakoja ehitanud. Kus ta vägev oli käsi laia tegevust valitsemas. Seal istub uhkel troonil Kalevite kange poeg. Käsi kütkes Lääne-Virumaa küljes, valvab vahil väravada, kaitseb kütkes teisi kütkeid. Kalevite kange poeg püüab kätta igas valdkonnas, vahetevahel kalaäris vägevasti, korvpallis usinasti, kuid Rukki vallas võimsasti. Raputab ja raksatele maapõue müdisema, eestimaalased mõtlema. Aga ükskord algab aega, kus kõik põlnud kahel otsal lausa lähevad Rukkist lõkendama. Küll siis Rukki kuningas Hans tunneb rõõmu, et oma perele ja rahvale Rukkist õnne tooma, Eestimaa põlve uueks looma.